Siin sellel näitusel on mängupiirid tegelikult õigemini selles ekspositsioonis on mängupiirid lõpetava õpilase ja teda õpetanud ja juhendaja vahel. Et siin on tegelikult selline sümbiootika selles ruumis ja sellel näitusel. Sest et mina õppejõuna olen teda mõjutanud, aga tema õpilasena on ka mind mõjutanud ja siis oligi, et tekkis selline võimalus, et mängime seda veekord siis kunstilises ekspositsioonis ka läbi. Nii et siin on nagu mängupiirid selles suhtes nagu isiklikumad või väga sellised siseringile pigem rohkem nagu suunatud ja teada. Aga üldiselt muud mängupiirid oleneb nii väga kontekstist, sest see on selline semiootiline küsimus. Minu jaoks vähemalt. No minu jaoks on mängupiirid sellised, et nagu lõngakera, mis on pooleldi pusades ja pooleldi ilusti kokku keritud, mis on kassi poolt niimoodi lahti mängitud. Ehk siis meie elu ongi ju pusad ja mingi osa on ilusti korrektselt kokku keritud. Ja meil, kui me mängime, siis me loome ise need reeglid ja me ise ka neid rikume. Ehk siis elus samamoodi, et armume ja siis pettume ja nii edasi. Ja see näitus pealkirjaga Kest mine? Tegelikult see on mu raamatu pealkiri, ehk siis Kest mine ära või siis Kest mine ajas. Ja see luulekogu esitlus toimub ka, kui on avamine, näituse avamine. Ja siin on näha ka minu kesta, mis on siis katki murtud ja kuna minu kunstniku nimi on Tõuk, siis siin on ka liblikad, ehk siis ma olen liblikaks lõpuks saanud, et lõpetan pallas ära ja nüüd ma võin lennata. Kes on Forseliuse poiss? Forseliuse poiss on see poiss, kes kunagi sattus Rootsi kuninga ette ja oli nagu selline imeline tegelane, et näe, et eestlane loeb ja pisike poiss ka veel, et kus see asi küll välja on tulnud. Ja Forselius oli see mees, kes võttis siis 2 poissi Eestist kaasa ja ta oli nii üllatunud, et näe, et Eesti poisid loevad. Ja see ongi see poiss ja tuleb välja, et ta loeb täna edasi. Praegu ta on selline suur sinine ja raamaturiiuli kõrval ja ikka loeb. Jah, aga tegelikult me ei tea, eks ole, et me oleme kogu aeg arvanud, et me saame lugeda ühte moodi. Aga võib-olla me suudame teistmoodi ka lugeda, näiteks mõtteid lugeda, võib-olla mingid muud moel. Et ma arvan et lihtsalt seda, et tänasel päeval see, miks ta on nii sinine, see tähistab mingis mõttes seda, et kuidas meie tehnika nagu liigub ja areneb ja me oleme ennast pannud inimestena justkui mingisse uude olukorda. Ja see uus olukord tegelikult nõuab meil uusi oskusi ja ma arvan, et meil on vaja ka ühte uut lugemisoskust teistsugust, kui see on seni olnud. Ma ei tea, milline see on, aga see kindlasti on olemas ja me oleme inimestena nagu nii leidlikult läbi ajaloo olnud, et alati, kui on tööriistad loodud, kui on uued töövahendid loodud, siis me otsime välja ja vaatame, kuidas see meid mõjutab ja mismoodi me siis nüüd liikuma hakkame ja kuhu.